Kõrgete kallastega jõeorg oli koht, kus Okasoja poisse võis tihti kohata. Nad käisid korrapäratult lamavatel maakividel, mis olid sinna kunagi jõest üle pääsemiseks toodud. Kuid aastate jooksul oli kevadine jääminek neid oma maitse järgi ümber paigutanud. Mõned kivid lamasid nüüd tihedalt üksteise kaisus. Mõne kivi pealt pidi teisele pikema või lühema hüppe tegema. Aga täna seiklesid poisid natuke maad eemal, varakevadise oru järskudel ja võssa kasvanud kallastel. Olge ettevaatlikud, siin on ilgelt libe, ütles Tehur ning võimles hoolikalt selle nimel, et ta tasakaalu ei kaotaks. Vaadake, siin võiks korraldada järgmise kunstiõpetuse tunni, arvas Vimmut vee piiril savisel pinnasel seistes ning pika kepiga sinna auke toksides. Kui neid sinu tehtud auke vaadata, siis pole kahtlustki, et sinust saab suur kunstnik, hüüdis eemalt Endre, kes parajasti ühest lepatüvest kinni haaras ning ennast allapoole vinnas. Aga nüüd kadusid Vimmutil jalad alt. Ta kukkus libeda savi peal sellili ning libises ühe hooga vööst saadik vette. Kohe püüdis ta kaldast kinni haarata ning ennast jõest välja tõmmata, kuid savine pinnas ei andnud selleks võimalust. Seal ei olnud väiksematki pidepunkti, mille külge ennast haakida. Seejärel püüdis ta sõrmed savi sisse vajutada, et vähemalt vool teda edasi ei kannaks. Tehur, kes Vimmutist paari sammu kaugusel oli, haaras hetkegi mõtlemata ühe käega kõrval olevast vee kohale ulatuvast oksast ning olles veendunud, et see teda kindlalt kannab, kummardus ta allapoole ning ulatas käe. Haara kinni, hüüdis Tehur. Kui mõlemad tundsid, et haare on kindel, tõmbas Tehur Vimmuti veest välja ning sikutas ta ohtliku savi pealt kindlale pinnasele. See läks küll napilt, vesi oli kindlasti jääkülm, ütles Endre, kes oli samuti sündmuskoha juurde kiirustanud. Aitäh, ütles Vimmut Tehurile, olles esimesest ehmatusest üle saanud. Ning nüüd oma jalgu uurides märkas ta, et tema parem jalg on ilma saapata. Mis asja, üks saabas on jäänud jõkke, ning ta vaatas otsiva pilguga vett. See võib seal kuskil kinni olla, võib-olla saame selle veel kätte, arvas Endre. Ta otsis maast ühe sobiva suurusega oksa ning püüdis siis sellega vee all kobades saabast leida. Mida te seal teete? Kas te püüate kalu? Hüüdis Urgus, kes vahepeal Vihurise ja Sutega jõe äärde olid jõudnud. Ei, saabast püüame, vastas Vimmut ning tõstis oma ilma saapata jala õhku, peaaegu uuesti sellili kukkudes. Mismoodi see saabas siis teil jõkke kukkus? Uuris Urgus nüüd juba mööda oru kallast ettevaatlikult allapoole laskudes. Saabas ei kukkunud jõkke, Vimmut kukkus jõkke, püüdis Endre asjaolusid täpsustada. Mismoodi Vimmut siis jõkke kukkus? Ei jätnud Urgus pärimist. Mismoodi? Tahtis näha, kas ta oskab jõkke kukkuda ja näe oskaski, seletas Endre. Mis asja sa räägid? Ei saanud Urgus Endre jutust aru. Keegi ei kuku meelega jõkke. Sa oled ikka tõeline rumaluse maamärk. Loomulikult ei kuku keegi meelega jõkke. Sinna võib igaüks ootamatult kukkuda, näiteks libiseda, seletas Endre sündmuskohale jõudnud Urgusele. Kardan, et seda saabast sa enam ei näe, see on nüüd paraku turskade meelevallas, ütles Tehur Vimmutile, kes läbi vettinud pükstes ja oma ühe saapaga üsna õnnetu välja nägi. Mul on ka selline tunne, lisas Endre. Ta lõpetas kepiga vee all kobamise ning lennutas selle keset jõge, kus vool seda kohe edasi hakkas kandma. Ma arvan, et me peaksime hakkama tagasi minema, enne kui Vimmut ennast siin veel haigeks külmetab, arvas Tehur. Vaadake, mis seal kivide vahel on. Minu meelest on see saabas,
hüüdis korraga Urgus, kes vooluga kivide juurde jõudnud oksa vahtima oli jäänud ning seal nüüd saabast märkas. Ongi minu saabas, kuidas see sinna sai? Imestas Vimmut asjade käigu üle ilmselgelt rõõmu tundes. See on nüüd küll saapa ime. Sinu saabas lihtsalt ise purjetas kivi sadamasse. Sellist vedamist on keeruline ühe korraga mõista, rääkis Endre. Mina nägin seda saabast, ütles Urgus ning tundis ennast eriti tähtsalt. Ole meheks, sa päästsid mu päeva, ütles Vimmut ja patsutas Urgust õlale. Vihuris ja Sutte, kes kalda pealselt olid asjade käiku jälginud, laskusid nüüd ettevaatlikult kivide juures orgu, et saabast ära tuua, samal ajal kui teised poisid üles hakkasid ronima. Ma viskan selle üles, hüüdis Sutte kalda pealsele kogunenud poistele. Ta oli saapa kätte saanud ja vehkis sellega, et hoogu sisse saada. Ära viska, see jääb okstesse kinni, hüüdis Tehur. Aga Sutte ikkagi viskas ja saabas jäi ühe oksa külge kinni. No mida sa nüüd siis tegid? Mida sa jamad? Hüüdis Endre. Normaalne mees, mine too see saabas nüüd alla sealt puu otsast, hüüdis Urgus. Ära sina hädalda, küll me selle saapa kätte saame, vastas Sutte ning tundis oma metsa läinud viske pärast ebamugavust. Sootihane lendas puu otsas kiikuva saapa peale ja tagus seda mõned korrad nokaga. Vaatas siis poiste poole ning lendas eemale. Mõni hetk hiljem kukkus saabas alla. See on nüüd küll asi, mida ma ei oska kuidagi kommenteerida, kommenteeris nähtud Endre ja vangutas imestades pead. Kõik vangutasid pead. Pane nüüd see saabas ometi jalga, enne kui me selle kuskilt rongiga peame ära tooma, ütles Vihuris. Miks Vimmutil püksid märjad on? Hüüdis Varreliina, kes koos Irmi-Lilliga nõlva peal Sinililli noppis. Oma halastamatu tähelepanelikkusega oli ta mööda minevate poiste seas Vimmuti vettinud olukorra ära fikseerinud. Nojah, see veel puudus. Nüüd teab terve maakera, et ma vette kukkusin. Õnneks on vähemalt saapadi jalas, pomises Vimmut. Sootihane, kes puult puule lennates Okasoja poiste tegemisi oli jälginud, lendas nüüd tagasi Mäsioru teisele kaldale. On ikka imelik seltskond küll, mõtles ta endamisi.